Seekord olen siis jõudnud tööle teise farmi, liikunud natukene edasi ja siin farmis on nüüd tööd natukene mehisemad, võib-olla võiks öelda. Et olen sellise puistamisaparaadi peal, nagu siin näete. Ja iga hommik algab siis ka masina ülevaatusega. Õlitaset nendes ratastes või tegelikult ma ei tea, kuidas neid nimetatakse, päris tavalised rattad nad ei ole, aga siin on näha, et on õli sees. Praegu on kuskil siiamaani, see on hea. Ja kõik need tuleb üle vaadata, et tase oleks õige. Muidu on jama majas. Ja siin sellel kärul siis tuleb vaadata, et votti oleks piisavalt. Õnneks sellel on automaatne votitamissüsteem, nii et ise seda masinat siin ringi käia ei pea ja ta votitama ei pea, et see on küll väga hea süsteem. Vaatame korra kapoti alla ka. Siin kõik omal kohal oleks ja õlitaset. Nii, kontrollime hüdroõlitaset. Jep, see on fine. Üks õlitase on seal keskel. Mäletagi, see on mingi käigukasti õli äkki. See on ka normis. Siis vist võib masina käima panna. Iga hommik see ekraan räägib midagi, aga seda pole vaja teada. Ja natuke läheb aega, kuni need teised ekraanid ennast ellu äratavad. Et siis saab nagu tööga jätkata. Ekraani veidi heledamaks, sest meil on praegu päev. Nii, nüüd on siis siuke asi, et peame need liivahunnikud. Tegelikult on tegu kaltsiumsulfaadi pulbriga, nagu ma olen aru saanud. Et seda me siin põllule puistamegi, aga siis selle kopaga peamegi tõstma seda pulbrit kärru ja siis olemegi valmis minema põllule.
meil siis paras hunnik seda liiva peal. Et ekraanil on ka näha, näitab ümmarguselt 23 tonni. Ja hakkame siis seda puistama. Siin on näha 22,8 tonni. Ja siis aktiveerime selle puistaja särgid ka. Et me niisama ei sõidaks selle käruga. Et ikka teeb vist tööd ka. Siin on ekraan, kus ma näen, kus ma asun, kus ma veel tegema pean. Sinised alad on juba tehtud ja see hall ala on veel tegemata. Selle järgi tahan sõita. Äge asi siis on see, nende traktorite puhul siin, et põhimõtteliselt sõidavad nad ise. Nagu te näete, praegu ma roolis kinni ei hoia ja jalg üle põlve ja mõtlen omi mõtteid, et õnneks on selline automaatika tal peal, et ta hoiab sirget joont selle põllu järgi. Niimoodi on päris mõnus, et kunagi ei mõelnud küll selle peale, et endal on ikkagi mälestus, kus traktoris ikkagi pidid ikkagi valvas olema ja kogu aeg jälgima ja käed roolil hoidma. Aga enam see nii ei ole, vähemalt siin. Kus ekraani on ka siin 4 tükki, et omal ajal ikka mäletad, et hea kui mõnigi näidik töötas või midagi. Et ja jälle tõestus sellest, et tehnika areneb. Ja mõtlesin, et äkki siis paari sõnaga rääkida ka sellest traktorist, et kuna iga päev, eriti just Eestis, nii suuri traktoreid nagu ei näe, et siis on täitsa huvitav. Et mootori suurus on 12,9 liitrit. See on ikka väga suur. Tänapäeval keskmine sõidaauto on juba 1,4 liitrit, et siis saad umbes võrrelda, et automootor see nagu kokku on. Ja mootori võimsus on siis 600 hobujõudu. See on siis umbes 447 kilovatti. Mootori võimsus on võrreldav sellise keskmise sportautoga või superautoga juba, et Ferrari või Lamborghiniga. Ja kaalub ta siis kaalus 24 tonni midagi traktor. See on ikka päris rets. Võrrelda siis jällegi keskmise sõiduautoga tänapäeval kaalub 1,5 tonni. Ja kütusepaagi maht on 1,7 tonni. Jällegi keskmisel autol võrreldav on 60 liitrit tavaliselt kütusepaak. Traktoreid ja autosid väga võrrelda saaks, aga lihtsalt tuua, et oleks hea nagu võrrelda neid suurusi, kui suure masinaga nagu siin tegu on. Ja õnneks nende ekraanidega on nii, et siin on nagu kõike ka päris jälgima ei pea, sest või teadma päris kirjuks muidu lähed. Aga mõndadel asjadel oleks hea ikkagi silma peal hoida. Nagu näiteks siin on näha siis selle rohelisega mootori temperatuur. Ja muidugi võiks ka kütust jälgida. Oleks siin lihtsalt näed mingid suurusi, palju sa teinud oled ja siuke värk. Aga see otseselt vajalik nagu ei ole. Ja kõige parem, ma arvan, on see ekraan, et siin näed
näed enda liikumist ja enda tehtud tööd. Ja siin näeb igasugu huvitavaid numbreid, et igasugu õlitemperatuure ja rõhkusid ja aga seda kõike ka nagu vaja ei ole. Eks see töö ongi üsna üksik ja tihti passiv, et siin nagu suurt midagi tegema ei pea, pead lihtsalt asju jälgima, aga väga tihti midagi ei juhtu või ei pea. Ainus asi, mis sul ongi, pead vahepeal täitma seda treilat omal taga ja ülejäänud aja pead endale sellist tegevust otsima, et kuulad podcast'e või muusikat või vaatad niisama seda lõputut põldu ja seda ka nagu kaua ei jõua vaadata. Vahepeal mõned põllud on sellised trikikamad, et on igasugu puid ja selliseid suuri põõsaalasid või puipand järvesid. Siis nagu pead ikkagi rohkem tähelepanu pöörama, keerama ja jälgima, et kuhugi võssa ei sõida ja niisama tühja ala ei puista, et sellisel juhul on nagu natukene trikikam. Ja võib-olla natuke ka sellest, et miks nad seda kaltsiumsulfaati siia põllule tahavad nagu visata. Et siin on üsna liivased põllud ja üsna toitainete vaesed. Ja põllud siin näevad välja nagu suvel oleks Pärnu ranna. Täpselt samasugune liiv. Et eks see kaltsiumsulfaat siis rikastab seda pinnast siin päris mitmel viisil. Midagi olen lugenud, aga täpselt ka ei tea, siis ei julge nagu nii väita. Ja ka üks asi näiteks oli, et siis aitab sellel pinnasel nagu vett imendada ja hoida, kuna siin on sademeid ikka väga vähe, et ei mäletagi võib-olla päris mitu kuud tagasi tuli mingit normaalset vihma. Ilmselt see niiskuse teema on siin küll väga, väga oluline. Saigi siis tööpäev läbi, nii kui nipsti, et video on küll lühike, aga mina olin siis põhimõtteliselt 9 tundi traktoris, aga ega mul seal rohkem muud palju näidata ei olnudki, et lihtsalt istud ja keerad ümber ja käid jälle täitmus ja kuulasin muusikat ja vaatasin või kuulasin podcast'e samamoodi. Ja nii need päevad siin kulgevadki sellise traktori töö puhul, jah. Et oled niimoodi oma ette. Pead kuidagi nagu suutma aega sisustada põhimõtteliselt. Aga täna ka hullult palav ilm. Kui vahepeal pidi traktorist välja tulema, siis väga ei tahtnud. Et traktoris ikka hea konditsioneer töötab enam. Ventileeri viste oli sellel traktoril ja üli hea siuke liikuv kontor tegelikult. Aga jah, sõidame koju ära, teeb süüa ja siis saab juba niisama puhata ja äkki õhtul saab väikse trenni teha, kui jahedamaks läheb. Sihukest ilmadega mõtled ikka, et kuidas siin osad inimesed väljas tööd teevad sellise ilmaga, et täiesti uskumatu, ise küll ei suudaks. Mingid korjavad see mingid asju ja banaane ja ma ei tea, tööd veel on, et ise ei suudaks. Nüüd päike paistab räigelt silma, aga jõudsime koju, lähme tuppa, paneme airconi tööle. See ongi juba mõnusam olla. Eks näis, äkki tuleb veel mõni video Austraalia töödest, et kui siin midagi teistsugust jälle teha saab, et
aga nii kaua olge tublid ja ongi kõik.